Tere, olen Plusmeedia ajakirjanik Katariina ja me oleme noortefestivalil Jeppe koos peakorraldaja Triinu Salmuga. Tere, Triin! Kas te palun paneksite turvavöö peale, siis oleks natuke ohutum? Nii. Tavaliselt on ikka põder see, kes autole ette jookseb, aga noh. Miks teil on selline kostüüm seljas? Miks mitte? No, miks teil täpsemalt on see? Miks? Vaadake, meil on siin nüüd Jeppe ajal see aasta on olnud väga siuke muutlik ilm ja mul hakkas väga jahe eile. Ja kuna ma tean, et see põdrakostüüm on päris soe, siis ma väga kartsin seda, et mul hakkab täna ka külm. Aga selle põdrakostüümiga on olnud väga stabiilne kliima ja sellega on väga soe olla. Sellepärast ma seda selga paningi täna. Kust metsast te olete pärit? See muutub aastatega, sellepärast, et nüüd see talv ma olin siin Pilistvere ümbruses kogu aeg. Käisin siin abis jõulumaal ja siis ma olin siin ümberkaudu metsades, aga vahest olen ma ka seal Tallinna ümber ja olen ka Hirvepargis vahest. Mitmes Jeppe teil on? Kuidas sattusite korraldama seda? Minul põdrane? Ei, peakorraldaja. Minul? Jah. Okay. Minul on korraldamise osas on minul 3. Jeppe, aga meeskonnas ma olen 5. aastat ja osalenud olen 6 aastat. Okay. Kust te leiate noori abiks? Noori igalt poolt leiame abiks. Paljud noored on kohalikud, koguduse noored ja siis on meil iga aasta tuleb pärast Jepet tulevad noored ise pakkuma ennast appi, tulevad ütlevad, kas ma saan ka olla Sipelgas. Kas Jepet toimub ka järgmine aasta? Jah, kui ilm lubab. Aitäh, Triin! Mina olen Katariina ja jälgige ikka Plussi!